6. käik. Tervist. Üks tervist. Rallisõbrad. Midagi värsket. Midagi värsket. Saatejuhid Gunnar Leheste ja Roland Poom, ülendasime täna saatejuhiks, on teie ees 12. veebruaril Rootsi ralli avapäeval. Tere, Roland! Tere! Tore on tulla siia värskelt soojaks istutud pingi peale. Oi, mis mehed siin istusid. Üks kuulsam kui teine. Lõhnadest on tunda. Ei saa öelda, kes. Maskuliinsed lõhnad on stuudios. Ja päris hästi laulavad ka. Absoluutselt. Ja mis siin ikka? Tahan teha ühe tervituse, enne kui me teeme kõne Rootsi Uumeasse. Tervitan kooli sünnipäeva puhul. Jakob Westholmi gümnaasium sai täna 128 ja mina käisin seal vilistlustundi andmas 10. A-klassile. Tervitan kõiki koolikaaslasi, endisi ja praegusi. Ja Roland, näitasin ka sinust pilte. Super! Lõpuks ometi näidatakse minust pilte. Feimi tuleb. Näitasin meie pilti ilusas Parda stuudios, kus me tegime ju kunagi videopildiga. Otse pildiga. Kus olid ajad. 12 öösel vahel, kui vaja oli. Ja, nii oli. Ja näitasin ka Rally Estonialt nii mõndagi. Lahe. Nii et ma eeldan, et siis sellel saatel on meil sadu ja sadu kuulajaid rohkem kui võib-olla varasemalt. Et ma näitasin 30 inimesele ja no nüüd kõik tulevad kuulama, eks ole. Võiks arvata. Ja ütlevad sõpradele. Võib-olla me räägime tuhandetest. Just. Ja varsti oleme võib-olla jälle 4 korda nädalas eetris. Seda ma tahtsingi. Tuleme korraks, ma võtan need mõned sekundid. Eelmine siis Monte ajal kuulad olid kurjad lausa, ma ütleks. Me saime kümneid ja kümneid kirju. Gunnar, sina oled siin sporditoimetuse juht. Klati see jama ära nüüd. Teate, olen üritanud. Ei saa öelda, et ei oleks. No okei, päässid ära praegu. Aga tead, teeme nüüd otse-eetris Kasparile Teamsi kõne ja saame äkki siis videopildis, meie saame videopildis, teised mitte, Kaspar Ruusi, näe, juba kuuled. Mõnus Teamsi intro. Tere, Kaspar! Tervitus! Oled eetris? Haluu? No nii. Oli ja läks, jah. No nii. On mind kuulda? On väga hästi kuulda. Väga hea. No kuidas siis on? Kas on tunne, nagu poleks kunagi ära olnudki või? Rallil tagasi või? Tunnen hea. Siin on kõik sõbrad, Soome kolleegid on kohal, teised tuttavad on kohal. Hea oli, jõudsin testikatsel hommikul, hea on näha nagu ikka oma silmaga ka. Ja ütleme, oled küll varem ka näinud, aga Rally 1 autosid lume peal näha on ikka midagi. No see on ilus vaatepilt, ütleme niimoodi viisakalt, et päris äge on. Ja hea on tagasi olla, jah. Kuidas tervitati siis? Kes esimesena ütles? Kaspar Roos, welcome! FIA inimesed, mul oli vaja akra kätte saada. Aga jah, eile oli siin veel vaikne, et siin pigem meedia jõudis, ma ei tea, õhtupoole või täna ja siis täna olid siin Soome sõbrad juba ja Dirtfishi vennad ja teised siin üks Belgia tuttav nägu ja üks vanem Rootsi härra, et ei siin rahvast vaikselt on ja kõik ootavad seda meediatsooni, et siin see tänane ajakava on suhteliselt veider olnud. Et see, et siin ralli põhirahvas seda testikatset alles kell 12 alustas kohaliku järgi, et ta nagu paar tundi varem ja sellepärast on see ka meediatsoon paar tundi tavapärast hiljem ja kõik on siuke et saaks nüüd nagu lõpuks nagu intervjuusid teha ja materjali koguda, et ise nagu ootan küll, et need ongi alla tunni on nüüd jäänud sinna veel. Kui FIA inimesed sind tervitasid, kas nad ütlesid, et Kaspar, your helicopter is waiting for you already? Siin seda ei pakuta. Vähemalt mulle ei ole veel pakutud. Et tundub, et peab kuskile soojamasse kohta minema, siis äkki pakutakse. No küll... Vaatab, äkki ralli lõpuks veel üllatavad. No küll jõuab, Kreeka on tulemas. Paistab silmapiril. Aga millest siis räägitakse oma vahel? Et siiamaani rallist väga ei ole, nii palju kui ma olen ise siin kolleegidele rääkinud, pigem on juttu eestlastest. Et minult on uuritud siin, miks Virvest ei ole ja siin Soome kolleegidega rääkisime Vaherist, Jaspar Vaherist siis, et ja ma saan aru, et Jaspar Vaher nüüd olles Toyota süsteemis ja
on siin paar ka Soome etappi teinud, on päris siuke tuntud nimi juba sommide sees, et hoiavad nagu silma peal küll ühel kiirel eestlasel. Ja Virvese puhul oli eelmine nädal tuli ka neil ametlik info, et ja see, et Rootsi stardi oli varem teada, et tema alustab hooaega Keenias seekord. Et jah, Rootsis on ainult Jürgenson, aga põhiliselt oleme rääkinud siin seni eestlastest, eks siin ralli käigus jõuab rohkem rallist ka rääkida. Mis seal raja ääres toimus ja silma jäi? Seal konkreetses kurvi juures, kus mina olin, kohalike jagus, kõik soojalt riides, külm on siin ja siin on nagu talv, et kui meil Eestis on, ma ei tea, viimase 5 aasta kõige ägedam talv, siis ütleme talvel ja talvel on siiski vahe. Et siin on ka päiksega ühes keskpäeval siuke -15, nii et soe pesu kulub ära. Ja melu oli okei, seal oli üks naisterahvas küttis seal vahepeal natuke publikut üles. Kuidas? Et ütleme, tead nagu ikka, et nagu ikka soomlased. Ei, rootslased. No need on õulemad. Ja et ei, siuke tavaline, et plaksustage ja vehkige ja okay. Aga ma ütleks, olles Otepää kahevõistlusel käinud, seal tehti vähe paremini seda. Aha, ütlesid, et wait, et I went to the Otepää and she was better. Yes. Aga ise ei tahtnud ette näidata, ei tahasin põlve murda kohe esimesel päeval. Aga oota, aga soojapesu võtsid siis ikka, jah? Ja, ei siin ilma oleks päris pahasti. Et ei teinud nagu Eigo Pekingi olümpial, kus on -20 õues ja Eigo on Texastes? No ma ei ole nii maniakke, et mul on küll teksad, aga seal on soepesu ka, et selles mõttes siin on ikka korralik talv ja lund jagub. Kuigi tõsi, katsetel, eks nüüd saab sõitjatelt kuurida, aga väidetavalt siin katsetel on siiski sutsu vähem või et need lumevallid võivad olla natuke võib-olla madalamad kui muidu, millele nad toituvad, et eks siis õhtul või õigemini homsest, täna on ka siuke pooleldi nagu siuke Uume linnakatse, et homsest saab rohkem näha, kuidas siin kõik pulli saama hakkab. Aga mis lumevallide kohta öeldakse, kas igal pool on sama väiksed, kui me hommikul nägime? No nüüd saabki kuulda, et eks paista, aga võib veidi väiksem olla küll. Ja. Aga siin iial ei tea, siin ühtepidi ilmateada näitab, et lumetõenäosus on väga väike, samas eile õhtul jälle tuli Uumes. Et siin võib nagu, ma arvan, see võib oma jagu ka päevade vahel muuta, et sõltub, mida öösel juhtuma hakkab ilmaga. Uskuge mind, et kui lund hakkab sadama, siis panevad vajadusel terve öö sahad, et need rajad puhtaks lükata, et Oliver Solberg eest tulles saaks ikkagi puhta tee peal sõita, mitte ei peaks hakkama joont sisse sõitma. No sellele ma vastu ei vaidle, see kõlab üsna loogiliselt küll. Ja siin eilegi alles käisid sahadel üle, eks nad tavaliselt käivadki ju ralli eel veel veidi üle neid töid. Mis plaaniga lähed meediapennile? No Jürgensoni võtan kindlasti. Ta nüüd vist, just enne kui sa helistasid, ta vist jõudis ka esimest korda selle testikatse läbi teha, ma aega jõudnud vaadata. Aga ei, no siin on paljud, iga tiimipealikuga tahaks rääkida ühel, teisel või kolmandal teemal mitme sõitjaga, ma ei tea, Sesks on tagasi, Lappi on tagasi, Solberg on esimest korda liider. Hyundai's tahaks uurida, kui optimistlikud nemad selle ralli eel on, kuidas seda versus Toyotaga vastasseisu hindavad ja siin mõtteid on. Loodetavasti saab ka teha ja ühesõnaga minu plaan on seal kogu selle aja võimalikult palju materjali koguda, et siis täna õhtupoole ja homme neid kõiki siis ka lugejate ette tuua. No aga selge sinuga, jääme ootama siis su lugusid ja kontakteerume jälle pühapäeval. Jaa, teeme nii. Teeme nii. Siis on veel vanega ralli, selleks läks selledega. Jaa, lükke till, nagu öeldakse. Welcome till Sverige. Just, yes, keeled suhu Euroopasse. Tavai. Just, kuule kõva, jõudu teile. Jõudu. No nii, Kasparil juba rootsi keel tuleb küll. No, ma ei oleks arugi saanud, et on eestlane, kui muud juttu poleks rääkinud. Sellest see üks lause oli nii perfektne juba. Jaa, aga kuule, aga võtaks äkki siis selle Virvese uudise kõigepealt, et on see sinu jaoks natuke üllatus, et Eesti rallimees, ütleme, unustame nime ära, aga ükskõik mis Eesti rallimees ei alusta hooaega mitte Rootsist, vaid Keeniast? On üllatav küll, sest ilmselgelt on ju teadmine olemas, kas selle pinnase peal sõita, kogemus on olemas, kuidas sellel rallil sõita. Aga kui vaadata sellest vaatepunktist, et
kui peaks olema eesmärk sõita tiitli peale ja minna Rootsi, kus on nagu raju konkurents, siis võib-olla ei ole see kõige mõistlikum mõte minna Rootsi. Just sellepärast, et ikkagi kui sa lähed nagu 101% endast andma igal katsel, kui sa tahad minna tulemust seal sõitma, et see on mega keeruline just selles konkurentsis, siis võib-olla on targem see start lükata natuke edasi. Et teha Kajetanovitši. Noh, kas nüüd Kajetanovitš, aga ütleme, võib-olla natuke midagi sellist. Et ma ei ütle, et see on nagu vale otsus või me tegelikult ei tea üldse, mis põhjus. Võib-olla seal mingi meeskonna mingi logistiline loogika, et autos on vähe ja kui Keenias tahta sõita, siis ei ole võimalik Rootsis sõita. Võib-olla seal on üldse mingi selline loogika taga. Aga esimene mõte, kui ma nagu nägin seda, siis korraks viskas mõte hoopis sinna, sest me teame, et ma arvan, Robert on võimeline see aasta sõitma tiitli peale. Ahah. Sellise pauguga alustasin. Ega jah. Ma ausalt, eelmise aasta teine pool oli nii palju lubav, et ma ei näe põhjust, miks ei peaks olema, aga täpselt see ongi võib-olla küsimus, et kus valida rallisid. Ilmselgelt võiks minna ma saan aru, päris kalendrit me veel ei tea, et see tuleb alles. Ja just, et võiks loomulikult minna Rootsi võistlema, aga nendest konkurentidest, palju see on 28 oli vist teid, nendest ma ei tea pooled suurusjärgus käisid paika Arctic Lapland ralli alla, Nad on juba seda lume peal istmeaega on nagu kogund. Kui Robertil võib-olla seda võimalust ei olnud, siis tekib küsimus, et kas me lähme nagu samm madalama ettevalmistusega peale või mitte. Aga ma räägin, see on puhas esimene minu spekulatsioon ja võib-olla oli seal hoopis tarne ja logistilised teemad, miks otsustati Keeniasse minna hoopis. Jaa, aga meil on käsil Rootsi ralli ja meil on käes ka Rootsi ralli Shakedowni tulemused. Sellega on üks tore lugu, et läksin mina, kui me siin valmistusime köögis, läksin EVRC-sse ja mida ma näen, error. Ei oskagi midagi teha. Kuhu sa lähed? Minust kui sa Monte ajal võtsid selle EVRC lahti, siis oli õudus. Kogu aeg olid mingi plokid ees ja ma ei tea, mis jutud seal olid, et ei saanud üldse pihta sellele EVRC-le ja seda ei saanud kasutada. No praegu toimib. Ja kui me tulemused juba ees on, me näeme hetkel vähemalt neid tulemusi, siis Hyundai 1-2 Thierry Neville, Esa-Pekka Lappi. Mis toimub? No pool naljaga ütleme et mis toimub. Aga tegelikult Hyundai, kuidas öelda, tegelikult ootused on suured. Kui me võtame ka eelmise aasta Rootsi tulemused, siis Hyundai oli väga okei seal. Nii et kui kuskil, siis sellise lahtise pinnase peal Rootsis võiks see auto olla küll kiire nüüd. Ma vaatasin ka eile Rally Sweden 2025 tulemusi ja päris lahe oli lapata, kes parasjagu liidri kohal oli ja seal oli ju 3 katset enne lõppu Katsuta juhtis. Jaa, just. Lõpuks jäi küll võiduta ja võib-olla mine tea, äkki jääbki kunagi võiduta, aga seda ei ole ju võitnud. Ei ole. Aga Evans sisuliselt vist ikkagi algusest peale oli seal kõrges konkurentsis, kus see meie mees lõpuks platseerus? Siin äkki 4. või? Mul mälupilt puudub, kui sul tulemus on 4, jah. Evans esimene, Katsuta 3,8 sekundiga teine, Neville 11,9 maas ja Tänak oli 16,8. Päris väiksed vahed. Kas väga väiksed vahed. Näeme sama väiksed ka sel aastal? Ma arvan küll, sest kui me võtame juba puhtalt selle, et Evans kindlasti on taaskord hoos, et minna võidu peale sõitma. Katsuta kindlasti on samas hoos, pole kahtlust arvata, et ta ei peaks olema, kas ta suudab vormistada, on jälle loomulikult teine küsimus. Lisandunud on Solberg. Küsimus võib ainult olla selles, et kas esimesena startijana selles mõttes lisandunud, vaid ta sõitis Rally 2-ga ja tuli seal 9. Ja võitis circa 40 sekundiga selle ralli lähima konkurendi. 42-ga, jah. Korhonen ees. Just, väga raju tulemus. Et ma arvan, et see esimene päev annab päris hea pildi ette, mis seis Solbergil on, kui palju see tee muutub paremaks ja kas ta suudab seda vahet piisavalt väiksena hoida, et ralli lõpus sõita võidu peale. No lisaks on ju ikkagi Hyundai meestest, ma arvan, et Shakedowni pealt ka me näeme, et tehakse aega, et poodiumi konkurentsis nad igal juhul on. Et see võidu peale sõit see aasta läheb nagu minu meelest eriti vägevaks ja sest meil on reaalselt, ma arvan, see 4-5 meest, kes tegelikult sel rallil saame öelda, et on võimelised ise ja on tehnikaga võimelised sõitma sinna esikoha peale. No kõige suurem küüsi muus on ikkagi, või mis küsimus, me teame ju, kuidas see lõpeb. Oliver Solberg
tuleb ja võidab. No loogika ütleb küll, jah? Noh, juba hirmuäratav oli tema esimene intervjuu, mis ta andis seal testikatse lõpus. Oi jumal, siin oli tõesti libe, lund on kõikjal ja lasin ühe kurvi pikaks, aga selle masinaga on siin imeline sõit ja kõik on fantastiline. Taas, kui Oliver ütleb, et kõik on fantastiline, siis see on ohtlik. Jah, nõus. Aga see kommentaar muidugi, et jube libe on, ikkagi võib nagu kätte maksta selline reedel, et ma räägin, see esimesena startimine, muidugi kui me võtame eelmise aasta, siis startis kes esimene startis Evans, eks ole. Ja Evans oli ka minu meelest esimese päeva lõpuks liider, mis näitab, et me ei saa prognoosida absoluutselt mitte midagi. Liider 0,6 sekundiga Katsuta ees. Jah. Et see oleneb aastast. Oli ka vahepeal liider. Oleneb aastast. Kui palju, mis seisus tee on, kui palju on lund peal, kui paks jääkiht all on, kuhu nii-öelda piik siis ulatub, kas piik ulatub maapinnaseni või ei ulatu, et seal on nagu nii paljudest asjaoludes sõltub, et kas Solberg suudab reedega püsida esikoha konkurentsis või ta hakkab stabiilselt kaotama aega. Räägi sellest ka, kuidas piiki hoida? No piigi hoidmine on ikkagi kõige lihtsam ja loogilisem on see nii-öelda kurvi väljumisel, et auto oleks võimalikult sirge, et kui vedu taha tuleb. Ja kui nüüd tegelikult vaadata, kui keegi viitsib vaadata Oliver Solbergi on board'e, siis on väga hästi näha, kuidas see mees hoiab oma piiki. Ehk auto visatakse küll nurga alla väga varakult, aga gaasile minnakse sirge autoga sisuliselt. Sõber Rauno Paltser Sõber podcastist rääkis sama asja. Ja, no sellest on juba, minust eelmine aasta sai sellest rääkida pikalt, kui ta selle suure võidu võttis siin ligi minutiga. Et see Oliveri sõidustiil on selles mõttes täiesti teistsugune teiste meestega, kes siis just talvel. Et see, kuidas ta autot loobib nurga alla, näeb üpriski selline ohtlik kohati välja, aga see aitab kaasa rehve säästa, just piiki säästa. Ja kõige hullem ongi see, kui sa lähed nii-öelda, ütleme siis piltlikult välja keeratud ratastega täis gaasile, ehk siis piik on ikkagi rehvi sees täielikus nii-öelda nurgal ja lõhub selle rehvi sealt ümbert ära. Aga on see ka kiiruse mõttes efektiivne sõidustiil? Ma arvan, kiiruse mõttes võib-olla ei võida nüüd liiga palju, et on selline üpriski võib-olla võrdväärne sellise, rohkem võib-olla sirgema sõidustiiliga. Et kiiruse edu ta sealt ei saavuta. Aga ta saavutab selle, et ta on ringi lõpus rehvid paremas seisus. Ja sellega ta võtab nii-öelda võidabki oma aja. Miks siis kõik seda ei tee? Eks see on lihtsalt, ma arvan, et see on selline sisse õpitud, lihasmällu õpitud mingisugune lähenemine, kuidas sõita autoga, et ilmselgelt on ta nagu väga väiksest peale seal jääradadel ja igal pool metsa vahel talvel sõitnud ja ju lihtsalt on talle niimoodi õpetatud või juhuslikult ära õppinud sellise sõidustiili, mis tegelikult ongi väga piiki säästev sõidustiil. Mina ka ei sõida niimoodi, sest see on, minu jaoks tundub, et see on nagu, see ei ole kontrollitav olukord minu jaoks. Kui ma viskan auto igal kurvis nagu väga suure nurga alla ja jään ootama, millal pidamine saabub. Et ta kindlasti ei ole mugav, aga kui sa usaldad autot, usaldad pidamist, usaldad rehvi, siis on seda väga hea ja lihtne teha. Tuli siis järgmisena Evans ja Evans ütles, et lumi on siin oodatust lahtisem, aga nädalavahetus peaks tulema kena. Meie tulemus oleneb päris palju ka ilmaoludest, nagu vist kõigil või? Jah, nagu kõigil, aga muidugi see kommentaar tegelikult praegu võib-olla vastab küsimusele, kas Oliveril saab olema raske ees. Kui lumi on ikkagi väga lahtine, siis tõenäoliselt ikkagi see tee hakkab puhastuma päris kõvasti. Aga seda ei ole, et tee äärest tuuakse värsket lund peale või? Mingites kurjudes kindlasti. Valli toetamist nii palju, kui seda teha saab sealt. Kui seal on. Jah, just. Et, aga selles mõttes see on nagu, pigem on need ju nii-öelda väliskurvid, et kui palju see on selline marginaalne kogus lund, mis tee peale tuleb, et me ei räägi siin mingi Monte üllatus kurvides kuskil pimeda kurvi taga, et olud on muutunud, et see on siuke talveralli puhul nagu normaalne, kui kuskilt on valli toetanud ja midagi on tee peale pudenenud. Siis Formeau ütles, et ausalt öeldes on lumel väga lõbus sõita. No shit. Masinas on tunne päris hea ja proovime etappi nautida. Formeau on minu meelest see vend, kes tegelikult siin rallil peaks tulemust minema tegema.
ta ei ole küll nüüd liiga palju võib-olla särand lume peal, aga me teame, et Hyundai on okei, sõidab sellel pinnasel ja ta ise on nagu kuidagi mulle tundub nagu hullult tahtmist täis. Isegi see Monte nagu kehva tempoga tulek võttis kindlad punktid, aga kuidagi see motivatsioon nagu oli olemas, tahtmine jätku. Ei olnud nagu mingisugust kehvasi kommentaare, et ei saa selle autoga sõita või ma annan endast parima tulemust ei tule. Et tundub, et tal kuidagi nagu, ta on nagu peas õiges kohas, mulle tundub. Et siit on nagu võimalik head tulemust teha sellise emotsiooni pealt. Eelmise aasta Rootsi ralli 3. mees Thierry Neuville. See pole selleks ralliks parim testikatse, aga proovime masinas leida head feelingut. Pausi järel on mõnus olla tagasi selles autos. Tõesti, ei saa siiamaani keegi aru, miks me teeme linnakatse testikatsena. Jah. No sisuliselt ikka linnakatse. No sisuliselt, jah. Mis selle eesmärk võib olla? Lihtsalt publikule küll, jah, et midagi peab pakkuma ja võib-olla ongi seda kõige lihtsam tegelikult ju shakedownina teha, mitte hakata võistlust liiga palju tooma nagu sellistesse kohtadesse. Aga see on tulevik. No kindlasti, loomulikult, jah. Aga Neville'i koha pealt, võt, tema on sõitagi, ei oska nagu midagi ennustada ega arvata, sest see Monte oli nagu nii õudus, nii suur õudus, et kuidagi nagu üldse mingisugune usk kadus ära temas. Kehv on öelda seda, aga see nagu vigade arv, mida ta tegi selle kiiruse juures on lihtsalt andestamatu minu meelest. Et ausalt öeldes, et vahet ei ole, et ta on nagu Hyundai'ga olnud viimased, ma ei tea, pakun puusalt 13 aastat, 14 aastat, 13 jah, 12, 13. Et ma ausalt öeldes hakkaks mõtlema, et kas ikkagi nagu on õige mees. Ütleme siis kuulajale ka, kes meid alles Rootsi rallist hakkas kuulama, et Neuville oli Montes 5. Võitis Oliver Solberg, ma arvan, et seda teavad kõik, 51 sekundiga Evansi ees ja 2 minutiga Ogier ees. Formeau oli 4. parim Hyundai ja Neuville 5. Ja siis edasi on anomaaliad. Jah, ega see Neuville'i 5 võib ka öelda, et on anomaalia, aga lihtsalt see nagu rohkem kedagi ei olnud sisuliselt alles. Istus taga kraavis ja paarkümmend spinni tegi ja nii edasi. Et tema koha pealt ei oska midagi nagu oodata. Väga loodan. Jah, täpselt, testikatse võitja. 4. läbimisel siis. Tahtsin just öelda, et võib tulla ja paugutada. Aga võtta ei oska öelda, et kuidas ta seal autos ennast tunneb. Loodetavasti nagu kuidagi ka tärkab. Äkki tärkab sellest pimedusest, mis meil siin natuke aega tagasi oli Montes, et kogu Hyundai kollektiivselt võiks ikkagi siin mingi üllatuse, ma arvan, rahvale pakkuda. Aga tagasi Hyundai meeste juurde Takamoto Katsuta ütles, et minu eesmärk on lõpetada taas poodiumil. Sel testikatsel oli lumi päris lahtine, mis pole kuigi tavapärane, kuid masin toimib väga-väga hästi. No, Taka võiks öelda, et eesmärk on ikkagi see poodium kõrgeimaste või? Testikatse 4. No aga miks mitte, kui see korral juba teine on? Ja ega tal ju ka üle-eelmine aasta oli ju võitles võidu nimel. Siis jäi lumehange kinni, Esa-Pekka Lappiga võitles. Et kiirus on olemas. No, kui Katsuta kuskil suudab võidu peale sõita, on see tõenäoliselt Rootsi. Katsuta ja Solbergi duell. Noh, iseenesest ju võiks nagu olla küll. Et tegelikult on ta kiire, no ta on Rootsis kiire, pole midagi öelda. Et no muidugi ta on kiire ka kuskil, no Soome on ju, Soomes on nii palju sõidetud, aga Soomes on kuidagi seda vormistamisele pole nii lähedal olnud kui Rootsis, et Rootsis WRC2 võit on ka talal, nii et kunagi ajalooliselt, et no ootame ja loodame, et panustada julge, aga kindlasti ma ootaks küll, et ta suudab seal esikoha konkurentsis olla. Sami Pajari järjekordne Toyota mees lasi vist paar kurvi laiaks, aga finišisse jõudis tol hetkel parima ajaga esimesel läbimisel. Ütles, et alati sõidetakse võidu peale. Monte polnud meie jaoks lihtne, aga tulin siia rallile puhtalt lehelt. See on üks hooaja mõnusam etapp. Meenutan, mis tal Montes juhtus? No, mis ei juhtunud? 2 korda vist katkestas või? Et viimane kord siis parem väliskurvis olevasse puusse sai sirgelt 10. Sinna see ralli jäi, aga nagu ei olnud ka kiirust enne seda, et kus see Monte oli halb. Pole midagi head Monte kohta öelda. Aga jälle, kui võiks kuskil tulemust teha, siis jälle Rootsi on üks koht, kus tal iseenesest võiks nagu see võimalus olla.
no liiga, tegelikult on see jutt nagu hakkab ära tüütama ausalt öeldes, et nagu et palju vaja õppida ja kõik jutud on, et tegelikult ma arvan ka Bajari on nagu see hooaeg on kindlasti, kus ta peab valima oma need nii-öelda, ma ei tea, 2-3 või 3-4 rallit välja, kus tegelikult on ta suuteline mingit tulemust tegema ja selle tulemuse nimel päriselt nagu võitlema hakkama. Et ega need head tulemused neid ei tooda kätte. Seda me oleme näinud. Me jõuame kohe lätlase juurde, kelle kohta võiks sama öelda. Aga ennem peame rääkima Josh McEarlenist, kelle tsitaadid on vast kõige lõbusamad. Realistlikult vaadates on meie eesmärk sõita puhtalt ja hooti näidata head kiirust. Siin kiiresti sõitmiseks peavad sul peas paar kruvi logisema. Väga aus kommentaar, väga aus kommentaar. Ma loodan, et ütles seda naljaga, sest kui ta ütles tõsiselt, ma küsiks, et kas see spordiala on sulle kõige sobilikum? Eks ta on, eriti kui sa tuled nagu kohas, kus võib-olla lund ei ole niimoodi, eks ole. Siis see on selline päris omaette maailm seal piikreffiga talvel, et see on mõistuse vastane, et nõus. Kui ükskõik, kes kuskilt mujalt maailmast vaatab, kus lund ei ole, siis vaatab küll, et Aga kas see pole iga rallimehe unistus driftida mööda lund? Iga sõiduauto juhi unistus on see küll? Väga nauditav on, igal juhul on väga nauditav Rootsit sõita, aga ma pean ütlema, et Rootsit on väga raske sõita. Ja just selle mingit ootamatuste nagu, et kus on lahtist lund peal või et see gripi level on nagu väga hea gripp on, aga ainult joones on see gripp olemas, et nii kui sa oma joonest välja lähed, tegelikult oled sa ju lumepudru sees ja auto on juhitamatu. Et selles mõttes on Rootsi väga keeruline ja nagu selles mõttes see kommentaar on aus, et kui sa pead kuskil 160-170 kurve läbima niimoodi, et see auto peab täpselt seal joones olema, et see auto keeraks ka. No veits ikkagi võib-olla pead need kruvid logisema, jah. Nii, Martin Sesk siis. Suretasin ralli 1 masina esimest korda välja, siis stardis ja lõpuks kaotas 6,3 sekundit. 3 aastat ja esimene kord. Tunne oli okei ja testikatse äratas üles. Räägi kõigepealt seda, et mis on üldse variandid auto välja suretamiseks stardis? No ilmselt liiga järsult siis siduri vabastamine tõenäoliselt. Aga ma arvan, lumeralli puhul ma ei oska, ma ei jõudnud laivi vaadata, et tihtipeale on ka teise käiguga startimist tuleb ette. Et siis on valikud, et kas on launch kontrolli seadistust, tuleb ka teha, mis pöörde peal launch kontroll hoiab, kui sa stardid teise käiguga, kas ta on liiga madalaks seadistatud või liiga kõrgeks. Eks seal võimalusi on palju. Ja ega selle väljasuretamine ka selles mõttes kõige keerulisem ei ole, ausalt öeldes. Et kui sa eriti jälle talveralli puhul, sa ei taha minna nii-öelda võib-olla täisgaasiga, kui sa tunned, et start on libe, rattad, et ratas liiga palju ringe ei käiks seal koha peal. Et siis on selline paras selline jalatunnetus, arusaamine, kus see gripp on, et liiga palju ei saa ka gaasi võib-olla stardist doseerida, kui pidamist ei ole piisavalt. Ja eks siis võid juhtuda, jah. Oled sa nõus, et see on nüüd küll hooaeg, kus Sesk peab hakkama näitama poodiumi kohti? Ja absoluutselt, kindlasti. Tal on nüüd circa 10 rallit all, ma pakun. Eelmine aasta 7 või? Eelmine aasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jah. Ja üle-eelmisest 3. Parim koht, mis kirja läks, oli Rootsi ralli 6. Ei, no selles mõttes, mida me nägime, oli see, et ta kiirusega on olemas seal top 3 konkurentsis teatud rallidel. Nüüd on kogemus olemas suure autoga nendelt rallidelt. Nüüd ei ole muud teha, kui minna ja seda kiirust näitama hakata. Et kui seda kiirust ei näita, siis lihtsalt mis seal ikka juhtuda saab. Et ma arvan, et täna on nagu see konkurents suht tihe seal ja jätku kohta, kui sa ei suuda seda tulemust vormistama hakata. Ja see nagu sai Bajari kohta öeldud täpselt sama Sesksi kohta. Kui sa ei vali välja oma neid 3-4 rallit, kus päriselt tulemust teha, siis ühel hetkel võib olla hilja lihtsalt. Enam ei anta sulle seda võimalust. Et oleneb, kui kaua kellelgi rahakott kannatab. Et Martinsi puhul on eriti keeruline see, et ei ole ju nii-öelda kuskilt meeskonna tuge taga otseselt. Et tehakse sponsorrahadega seda asja. Aga jah, igal juhul nõus. Väga tahaks, et tal läheks kõik hästi ja me näeksime teda ikkagi, sest seda on meie regioonile vaja. Ma arvan, et Urmo Aava paneb seda mantrat veel pikalt. Ja eks ta ole ka tõsi ja teiseks on tore poiss, kellele kaasa elada. Ja, ta on selles mõttes ka karakteriga selline tüüp ikkagi.
et loomulikult tahaks, et läheb hästi ja ma arvan, mis saab hästi olla, on see, kui teha parem tulemus kui 6. Top 5 peab ka kindlasti olema. On okei tulemus, aga seal juures oleks vaja näidata sellist katsevõidu tempot kohati ka. Dirtfish tegi ka temaga ühe pikema videointervju. Samamoodi nagu meil kunagi võtsime stuudios taga ühendust, olid tal omad karikad seal taustal ja aga kuidagi selline, ei taha öelda igav, vaid siuke nagu punnitatud, vaid et reporterid kõik tahavad, et ta teeks ja teeks, aga see jutt ja need asjad on nagu selles mõttes kogu aeg samad, et tal ei ole neid poodiumi kohti, mis teda seda suurepärast kiirust kinnitaks. Et see on ikkagi see, et no nüüd me oleme jälle aasta võrra kogenumad, on ju, meil on alles need märkmed, mis me oleme inseneridele teinud ja legendist saab ka päris palju üle kanda, et nüüd jälle kogenumad ja aga nüüd siis vormistada ära see kogemus. Ja no peabki, muud ei olegi. Ja selles mõttes Martinsi puhul on ikkagi hea see, et ka tema sai talveralli alla, küll ralli 2 autoga, aga sellegi poolest Lätis sõitis ja taaskord nagu domineeris seda rallit kiiruslikult. Et no loodame. Siit ma ei oska muud öelda, tahaks näha seda tulemust. Esa-Pekka Lappi ütles, et käis korraks kraavis, seda oli ka näha, ja kaotas lõpuks Bajarile seal 11 sekundiga. Loodetavasti selliseid asju rohkem ei juhtu, aga see oli mulle üllatus, et seal lahtises lumes polnud mingit pidamist, kuid väga lahe on olla tagasi. Mis me Lapist võime oodata? Ma millegi pärast nagu võib-olla seda usku mul ei ole, ma arvan, et ta tegelikult samas ma ei saa öelda, et mul ei ole usku, et ta esikoha konkurents selle, sest tegelikult ta stardipositsioon on ikka nagu magus. Ikka väga hea. Ja selle pealt on võimalik teha tulemust, isegi kui sa ei tunne end võib-olla kõige paremini autos või ei ole päris seda rütmi sees. 2024 Rootsi ralli. Et ta tegelikult võib ära kompenseerida oma selle aja, mis ta pole autos istunud oma stardipositsiooniga, nii et ma võin öelda Lappi kohta, et ta võib minna võidu peale sõitma, aga võib juhtuda ka, et ta top 5 lähemale ei saa. See on nagu täiesti hall maailm minu jaoks, et täpselt kuidas ta minema saab, kuidas ta suudab stardipositsiooni ära kasutada. Iseenesest kõik nagu kaardid on laual olemas, et minna tulemust tegema. Ja tegelikult on nagu just täpselt Hyundai jaoks, see on nagu ülivajalik, et Lappi oleks siin see, kes suudaks tõenäoliselt siis mõne teise Hyundai mehe üle sõita ja punkte võtta, et tema saab minna küll nagu nii-öelda ma ei tea, win it or pin it, ehk siis võida või jätta võsa vahele auto, et see iseenesest see mentaliteet siin nagu praegu peaks olema, et ainult meeskonna nimel olla väljas ja minna meeskonna punkte võtma. Lappi kaardilugeja on Enni Mälkönen, endine Sami Bajari kaardilugeja on aastani 2024. Ei oota, kas eelmine aasta ka sõitis koos? Ei, eelmine aasta ei sõit koos. Et see on selline, kuuldavasti ei olnud kõige rõõmsam lahkuminek, et see on ka selline väike duell. Lisaks Hyundai Toyotale on siuke Mälkönen versus Bajari. Mäletan jah, Enni seal mingid Facebooki postitused olid, et veits nagu kuidagi kirus, et vist ootamatult tuli see natuke. Aga tegelikult ongi nende lahkuminekutega selline, et alati kui kuskil mingi treener lahti lastakse, siis on ka selline, et see ootus on selline, et sul tehakse mingi grandioosne pidu, on ju. Aga siis on jälle see, et mis sa teed koondamispidu, mõtle, mis kõige asi see üldse on. Ei, tegelikult saad just lahti ja siis võtad šampust seal peale. Ma mõistan jumala hästi ja ma olen ise ka kaardilugejat vahetanud. Et nagu on ilmselgelt on ebamugav, aga nagu seal on mingid põhjused taga võib-olla, mida... See ei ole nii, et sa koondad töötaja, kuule, aga mis õhtul teed, lähme bowlingut mängima või? Ei ole, no? No, ei ole, no jah. Et ega tihtipeal on ka see, et ega Sami ei ole ju tõenäoliselt Enniga siukas sõber, et käivad õhtuti väljas õllet joomas, no. Käivad bowlingut mängimas. No tõenäoliselt ei ole, et kui see professionaalne suhe saab läbi, siis saabki läbi. Selles mõttes, ega nagu ei ole südamesõbrad. No just, no. Nii, aga keegi me veel sõitis. John Armstrong, tal on ka päris hea kommentaar. Siin pead oma peas asjad ümber mõtestama, et saaksid aru, mida need masinad lumel suudavad. Meie esimene läbimine polnud paha, aga olin üsna ettevaatlik. Ei olnud paha, päris hea. Ja kusjuures isegi võib-olla üllatavalt ja kuigi
Ma tahtsin veel Lappi kohta öelda, et oli ju testikatse teine ja Armstrong on veel 7. Armstrong esimese ringi vist oli 3, kui ma õigesti mäletan. Või tuli keegi tagant juurde? Ikkagi 7. Esimesel ringil? Jaa. Oli või? Okei, siis ma panin ise mingit jama praegu võib-olla. McKerlan oli hoopis. Ühesõnaga, tema on nagu huvitav see, et see Monte kiirus oli niivõrd hea. Loomulikult see oli siuke, kuidas öelda, asfaldiga kuidagi kombineeritud talveralli. Ja võib-olla see sobis nagu okeilt talle, kuigi lõpptulemust ei toodud ära, aga see võib olla päris, see Rootsi võib olla suht üllatuslik just tema kiiruse mõttes, et kas ta nagu suudab seda kiirust kanda ja esiteks võib olla see, et kas ta suudab selle kiirusega, millega ta rahul on, millega ta sõitma hakkab, selle autoga lõpuni tuua. Et tihtipeale on see, et kui uued noored tulevad, siis kiirus on olemas, aga Rootsis ei suudeta seda asja ära vormistada lihtsalt, et kuhugi see auto tee peale jäetakse. No aga vaatame Rally 2 autosid ka, seal on meil oma käsi mängus. Robert Jürgenson teise läbimisega siis parandas kohta ja seal kõik on parandanud põhimõtteliselt ja 6. Esimene mees on selline nagu Tuukka Kaupinen. On sul üllatus? Ei ole. Tuukka väga kiire vend ja Roope ka pole üllatus, et ta seal 3 on võib-olla. Kui ma nüüd sinu küsimustest ette rutan, siis üks üllatus on küll. No. Gil Taylor. Miks see üllatus on? Ma ei oska, tal on ikkagi see Rally 2 või WRC 2 programm algas praegult. Rahadega on kitsas. Mingit mõistlikke ettevalmistusi tõenäoliselt liiga palju ei tehtud. Ja ega tal ka kogemust liiga palju ei ole, et kui me Rometiga võrdleme, et nad koos olid seal Pirelli Star Driver programmis. Me räägime ikkagi ju junior WRC teist meest. Ja. Aga võrdleme sellist Rometiga, siis Romet on saanud vahepeal tõmmata terve hooaja jagu rallisid, kui tema sõitis junior WRC-d. Ja austraallane lumel kõlab ka. No ütleme, kogu see kombinatsioon on võib-olla selline, et ta küll Shakedownil on kiire praegu, aga ma ei julgeks nagu võib-olla hetkel ette rutata, et aga tulemusena või nii-öelda ralli lõpuks sellist kiirust kogu aeg suudab kanda. No see on jälle see, et me ei tea ju, see katse on selline, et seda ei saa üks ühele üle kanda. No just täpselt. Just tuleb üks 20 kilomeetrine metsavaekatse, siis on pidu läbi. Täna õhtul on võib-olla pilt paremini, sest Kümpaga alustame. Ja, just, täpselt. Päris põnev. Teisel kohal, siuke mees minu jaoks uus, ma saan aru, et ta tuleb ERC-sarjast, Isaac Reiersen. Jaa, ta tuleb ERC-sarjast ja iseenesest on päris tempokas sõita, peab ütlema, et ei saa üldse öelda, et oleks kuidagi aeglane ja ERC-s ikkagi poodiume võtnud Rootsis samuti viimati ERC-s siis sõidetakse Rootsi rallit kruusa peal ja seal üldarvestuse 3. Kas ta on ta on aastal 2023 võitis junior ERC? Nii et ta on selline pigem värske veri, et meie vaatevinklist, kes me võib-olla ERC-d liiga süvitsi ei jälgi, et me... Ei, see on tore, et Rootsist mehi tuleb. Kunagi oli ju see, ütleme selle... kes siis kihutas, kui Otil oli veel Gross oli kõrval. Siis oli ka üks Rootsi mees, nimi... Tidemand oli üks. Ja, Tidemand, jah. Et võiks ju tulla sellest maalt ikkagi mingeid mehi veel peale. Pole ju ammu olnud, pole väga ammu olnud. 22-aastane Škoda Fabia, mis me tema kohta veel teame? Ega liiga palju ei tea ausalt öeldes, et ma olen nii palju kui ERC-d jälginud, olen ta sõitu kuigi palju näinud, tulemusi on teinud, pigem on nagu hästi, et ta tundub, et ikkagi alati tuleb lõpuni, kui nii võib öelda. Ta oli eelmisel aastal Rootsi ralli WRC 2 5. mees. No seda fakti ma ei teadnud. See on ju kõva sõna. Kui see tõele vastab? Rootsi ralli 5. mees. Jah. Peab kontrollima, aga nii ma ERC kodulehelt välja lugesin. WRC 2 5 mees, ongi kõva. 5 mees. Väga hea, sest see oli ta MM-debüüt. See oli MM-debüüt tal. Aga hüppame Rometi juurde, mida me Rometist tahame näha? Ma tahaks tegelikult, ma ei hakka üldse mingisuguseid madalaid ootusi panema, ma tahaks ikkagi näha sellist poodiumi konkurentsis sõitu. See, kas see nagu lõpuks ka ära vormistatakse poodiumiks,
ma ei hakka ütlema, et see nüüd 100% eesmärk peab olema. Võiks sõita paremini kui eelmine aasta tulemuse mõttes, aga võt seda kiiruskatsete tempot ma tahaks küll ikkagi näha, et seal võideldakse poodiumi konkurentsis. Siin on päris kõvad mehed ka. No ikka on. Tuuka Kaupinen, Roope Korhonen, Joona Lauri, Teemu Sunninen, Fabio Schwarz, Tommi Jülhä, Mille Johansson. Lihtsaks ei lähe. Ütleme nii, et ma arvan selline 10 venda. Heikile. Ma arvan, et seal on selline 10 venda, kes suudavad nagu päris kiiresti sõita. Ei, äge. Ja ei no ülilahe. Kui siin suudad kiiresti sõita, siis oled kõva vend. Kahjuks seda ei näita väga palju teles. Jah. Kuulsin jälle seal sõber podcastist Power Stage'ist, et Arctic Rally ülekanne oli päris vahva olnud. Kusjuures nii palju vaatasin, kui sai Shakedowni vaadata. Ja see oli tõesti, see oli onboardid, värgid, särgid, nagu päris. No, soomlased oskavad. No, tundub, et oskavad. On meil midagi WRC2-st veel või hakkame täna kortsu tõmbama? WRC2-st otseselt vist midagi ei ole. Mainimis korraga ära ka selle, et junior WRC algab ka Rootsiga. Ja junior WRC-ga on lugu selline. Võtan kohe siit midagi ette, et sõber Fontana, Shakedownilt liider. Fontana on siis see härra, kes võitis Montes 2 absoluudi katsevõitu. Nüüd tuleb meelde. Oho. Matteo Fontana tagasi. See on kõige kuulsam junior WRC Rally 3 autoga. Ja. See on kõige kuulsam junior WRC sõite ilmselt. Aga türklased on siis ka päris tempokalt alustanud Shakedownil. Ühesõnaga seal ma arvan ka läheb parajaks madinaks. Veel mingid huvitavaid nimesid? Kerem Kasas näiteks, kes on üks türklane, minu õpilane oli siin algusaegadel. Käisime 2 rallil koos, mina tema kaardilugejana sõit maas. Kusjuures üks oli Türgis. Aga rääkides sinu teist õpilasest Vaherist. Ma ei tea, millest sa räägid kogu aeg minu õpilasest Vaherist, sest asja pole olnud. Sellepärast, et ma olen Rakverest. Aitasid teda? Sellepärast, et ma olen Rakverest. Mis programm temal sel hooajal on? Ma ei tea midagi. Soome meistrivõistlused. Tõenäoliselt ma arvaks, et see Toyota poolt on mingi selline programm kõlaks loogilisena, et esimene pool hooajast pannakse soomekaid ja äkki kuhugi siis MM-i etapile peaks ka lükkama 1-2 etappi kindlasti. Jaa, ega Toyota noortel kerge ei ole, pead kõik jaapanlased selja taha jätma, siis on lootust. See Toyota programm on ikka nagu veider. Seal, kui palju seal sõiteid on, kes pannakse sõitma? Hetkel siis ma ei tea, ma pakun 10 venda sõidavad. Kas siis ralli 2 või ralli 3-dega? Ulme ju. Ja vist ralli 4-dega ka. Et see kogus on lihtsalt meeletu. Pappi on. No haigelt pappi on ja ma lõpuks, ma ütlen ausalt, ma ei saa isegi võib-olla aru sellest, et miks neid nii palju vaja on. Nagu... Et oleks valikut, noh. No, aga ei tehta midagi. Katsuta ikka sõidab selle ees. Okei, ma Rootsi rallil ei kiru Katsutat, ma luban. No vaatame, äkki on homme juba põhjust. Ja. Homme siis täna sõidame ka ju. Me sõidame täna kell 20.05 Eesti aja järgi. Mina blogin. Ehk siis on super blogi midagi. Ja homme, päris viisakal ajal, 11.07 alles peab ärkama ja reediti ju ei ole selle ärkamisega probleeme. Mõnus. Aga siis on ka kohe mõnus 27,5 kilomeetrit. Saab, tead, mul on graafik selline, et mina saan homme telekat vaadata vist. On jah? Tundub küll. Veab? Jah. Mul on koosolekud. No kahju. Ja laupäeval siis saab, ma ei tea, kuidas siin olümpia ajal seda rallit üldse vaadata, mitut ekraani läheb vaja. Isegi olümpia jaoks on vahel 3 vaja. Mul oli olümpiaga, ma tegin oma esimese vaatamise eile. Ahah, mis see auväärt asi oli siis? 2 võistlus on ja pärast oli laske suusatamine otsin, et ma ei saanud aru, et üks lõppes ja järgmine hakkas, ma ei saanud korraks, käisin köögis ja ei saanud aru, mis toimus praegu, et nagu kanalite vahetanud ja järsku oli üks võistlus, järgmine võistlus oli juba poole peal. Aga mis sul on vabandus on, et sa kurlingut ei vaadanud? Mul käib käpapatrull kogu aeg. Käpapatrull? Sa ei saa löögile? Ma ei saa löögile, noh. Jõhker. Väga hull. Boss on majas. No, jah. No aga äkki nüüd siis võtad viimane nädal ennast kokku, hakkad vaatama? No sa pead siis soovitama mulle, mida vaadata. Ma kõike ei jõua. Iluuisu meeste lühikava, see vabakava on homme. Vaatad, kuidas Ilja Malinin teeb saltosid. Kes see on mingi... Ameeriklane, eks? Ma just tahtsin küsida, kas ta on meie kandi mees.
Ei, ta on üks endine, tal on võimlemistaust ja siis ta teeb asju jääl, mida teised ei näe unes ka. Mingi backflipi ma nägin kuskil videos, kas see oli tema või? See on tema, jah. Okei, see nägi päris lahe välja. Meie mehel on päris hea lootus sinna 10 kanti tõusta. Kas see on olümpia mõttes hea või? Ma ausalt, ma olen olümpias... Jah, arvestust, et ta kukkus päris olulisel kohal. Okei. Ja mis meil veel on? Ma võtan kohe ajaga vatte, noh. Siis saab kuulajatele ka öelda, mis meil tulemus on. Et millega me siis ralli homme konkureerib, peaks ka natukene tihedamana programm kui täna. Hommikul algab ju täpselt samal ajal kell 11 Lumelava Krossi eelsõidud. Meie Mai Britt Teder on ka mängus. See kõlab põnevalt. Ja see on ju mõnus andmine seal. Küünlanuki tunne on mõnus seal. Siis on meil meeste 10 kilomeetrit vabatehnika eraldi start. Eestlased kõrgetele kohtadele ilmselt ei mängi, aga tahaks näha, et kas Johannes Kläbo saab järgmise kulla või võetakse talt seest ära. Siis on meeste laskesuusatamise sprint kell 3. 10 kilomeetrit meil seal ju 4 meest ka stardis ja alustab oma olümpiat Tarta Sunte. Ahah. Sa isegi ei tea, kes see on. Kelgutaja. Valkas sündinud Läti passiga, ma ei tea, kas ta nüüd vaatas Eesti vastu, aga igatahes Eestit ta esindab. Räägib eesti keelt ma? Ei räägi eesti. Räägib inglise keelt. Okay. Ja siis õhtul on Selevko, jah. Vägev. Ma ütlen sulle ausalt, et ma ise siis püsin rohkem rallilainel. Jaa. Ma vaatan seda Lumelava Krossi, ma küll vaatan. Ja siis on laupäeval sõbrapäev. Mis plaanid on sõbrapäeval siis? Ma ei saa ju rääkida praegu. Muidu siin... Arvad, naine kuulab sul saadet? Ma ei tea. Lõpuni 48 minutit. Ei, okei, ma ei usu, et ta kuulab. Ma ei tea, vaatame. Anna ideid. On aega plaani teha. Ei, no Eesti laul on ju see. On või? Jaa. Oho. Kus kuu pealt kukkunud? Kuule, mul juhe koos viimasest paarist nädalast. Ma ei tea absoluutselt, mis maailmas toimub. Tead, et olümpiad ikka? Ei, seda ma tean. Ja, telekavast näen kogu aeg, et OM. Ja ralli on homme, jah. No seda ma tean. See tuli sul kalendrist. Ja ma tean, et ma pean pühapäeval ka siin olema. Jaa. Kuule, davai, läheb lobaks kätte ära. Aga pühapäeval uuesti kirjutage, kui arutelukohad. Just. Ma mõtlesin sellele kirjutamisele rubriigi nime ka välja, väga originaalne. Küsi küsimus. Okei, see on tõesti väga originaalne. Küsi küsimus. Kaua sa mõtlesid selle peale? Vähe. Okei, no väga hea, et sa aega ei kulutanud liiga palju. 6kaik@delfi.ee ja pühapäeval vastame. Tegelikult ei ole mõtet kirjutada, et ootasin, et reedel saaks kuulama hakata. Meie ise ka ootame. Seda pikki silmi seda hetke. Mõtlesime isegi skeemi veel, kas saaksid teeks äkki Roland Peti ja praegu saab ju tasuta registreerida, 0 maksuga. Veel viimased päevad või nädalad. Ja siis me mõtlesime seda ka, et me teeme sellise kodukootud, et saab ülekandega. Aga võib sulas ka. Aga me teeme sellise pop-up, võtame siit ühe laua kaasa ja teeme Rakvere vahel niisuguse pop-up panustamis, võtame raha vastu. Krossi toidukaupade seal, turukaubamajas. Ma arvan, et maja võidab. Alati võidab maja ju. Vaatame, kuidas selle äriga läheb. Podcast võidab. Olgu. Kõik rallikuulajad võidavad. Ja. Tavai, ilusat lumist Rootsi ralli nautimist, vaadake olümpiat ja kuulake meid uuesti pühapäeval. Kuuleme pühapäeval. 6. käik.